aga siit tuleb juurde. Aga BMW omanik number 178, äkki on võimalik nihutada oma masinat pisut. Ja tasun hüüdis, start on antud, võime elada kaasa ja näete, kes jõuab esimesena poini, nii et poidest väljaspoolt tuleb siis ujuda ja kõik on siis esimesele poile suundumas tuttavaks. Kas see võib olla võistkonna arvestuses triatlonit läbiv Kristjan Koss, suhtlasi ka Läänelu ajakirjanik ja ujumistreener, või on see siiski mõni suursoosik, näiteks Emeli Lepp, mis paistab siit ujumistiili järgi, mina nii ekspert ei ole, kohe öelda, kes seal ees on, aga selge on see, et kolmene juhtgrupp on ette rebinud ja siis tuleb väikese vahega selguda, mehed või naised seal on. Hetkel suundutakse siis sinna teise poini, sealt väike pööre ja siis olemegi lippude juures ning vaatame, kes siis vete sügavusest esimesena välja tuleb. Nii et väga õige, kogunemine sinna veest väljatuleku poole, aga ärme siis takistage jooksjad, seal on rada maha märgitud, aga kõrvalt loomulikult kõlavad käteplaksud ja hulked on igati teretulnud, kindlustamaks siis sekkudeid tootsid ja viidrid ja kuidas siis võib-olla tagumise otsa sportlased, kaua siis kellegi kuud. Aga praegu jälgime nüüd otsustavaid distantsid ja vaatame, tuleb veest välja esimesena, kolm meest oli seal eesotsas. Praegu ma hüppan siit üle rahva ja tõenäoliselt on kolmta veest. Turtsi ja rakkadele hommik. Ja esimesed mehed on järjesti väljas. Naisi veel ei paista. Palju tuleb nüüd? Hästi, läheb. Heigo Hein, Haapsalu mees, möödus Lauri Luik. Minu väike vend, numbri all 4, läks ka mööda, nii et Haapsalu mehed on ka ilusti konkurentsis ja siin on nüüd väikene vigastus. Tõenäoliselt Haapsalu mees. Ja kas siit tulevad nüüd teine naine ja tulevad meie vaprad naised. Nii ja Lauri Tanner, risti esindaja. Kodumakaitsja on ka veest väljas ja ratta peale minemas. Järjekordne naine, väga tubli. Võta meestele tuulde ja läheb, kuigi rattasõidust ja pärast siis tuules sõita ei ole lubatud siin triatlonil. Ja nüüd tuleb naisi juba rohkem, kes siis omas kord. Ja noored poisid on ka võtnud distantsi ette Raul. Tuleb ka siin täiskasvanute vahel vapra. Ja Marko Männiste paraleb ka jalgratta klubi oma mees. Kõva jooksumees, kuigi distants on lühike, näis, kuidas ta ratta peal läheb, aga igati tuntud spordimees siin Läänemaal ja ka tegelikult vabanemis Agu Lehemaa on mis siit ka minemas. Mõtlasena näinud mees, noor mees, täiskasvanutega siin vaprad.
nii et väga tubli, läheb edasi. Distantsi liidrid meil ka silmapiiril ja sealt juba ongi tulemas, kas ma näen õigesti. Aplaus, esimene mees on kohal vahetusalas. Nüüd kiirelt oma kohale ja tuleb siis jooksusussid jalga tõmmata, nii et vaadake, kui kiirelt tippudel asi käib. Lugegem sekundeid. Nii et Emeri Lepp, eelmise aasta võitja, on ka täna praegu vähemalt liidripositsioonil. Ja vaadake, Emeri liigutused kiirelt, professionaalselt vinulult ja minna ka juba vahetusalasse jõudnud. Jooksuga veel rattaga viimased meetrid ning Idatuule Jõgi M16 vanusegrupis. Aga vahetusalas on juba järgmine võistleja. Ja siit läheb Argo Jõesoo. Kristjan Kosk Ankru kõige esimest vahetust tegemas. Aga ka Rene Rõõmus ja Tarvi Viik on siis selle klubi liikmed. Aga järgnevad atleedid on juba kohal, 4. punt. Jah, näed, saavad mehed koos minema 11 utsitades. Numbri all 35 läheb nendega kaasa Marek Nõmm. Ja niimoodi neljakesi siis minnakse 4,5 kilomeetrisele jooksu otsale. Aga juba on tulemas ja Tarvi Viik, mees, keda võib leida iga Läänemaa spordiürituses stardiprotokollist, läheb ka jooksudistantsile, tema siis võistkonna arvestuses võistlemas. Läänemaa oma mees. Aga nüüd tuleb küll juba suurem grupp sportlaseid, nii et kindlasti leiate sealt. Näen ka siin teatevahetuses Andrus Rootalu ja nii need mehed siin lähevad järjepanu. Taavi Leheva. Argo Jõesoo siis tuntud jooksumees ja oma trumpalal siin nüüd siis lõpetamas. 7 on meil siis üle lõpujoone Timo Jeret, individuaalvõistluse võitja, pidab teise kohaga, kuid pakkus kindlasti tugevat konkurentsi peale ratta 35 ja selleks on Haapsalu triatlonilt ja finišis ka 4. koht, nii et nüüd lõpp on käes, 6. koht. Aga järjekordne meeste arvestusest lõpetanu on teie ees Viik, kes siis võistkonnast teetas küll numbri all 103. Tarvi Viik on ka lõpu, Lauri Liik. Siin lõpumas marus tempot, aga siin veel aplaus, tulevad järjest mehed. Ja number 23 Mart Nael üritab siin ette jääda ja jäi ette. Virkepau on lõpuni. Stanislav Tarassov võitleb lõpuni. Ja ka. Alan Joonatan on ka võimalikult. Nii, tublid mehed, kõik on võimalikult lõpuni jalgades veel rõikust on. Aga seekord Lauri siiski kontrollis olukorda võib nii lõpule tublid mehed. Ja tuleb number 6 Heido Hein. Nii, väga tuline lõpp on siin. Vaatamist on aplaus, tähed kuski. On ka kenasti finišis. Mägede kuninga on siis tema järel lõpetamas. 11. Haapsalu triatloni naiste arvestuse võtab Gerda Olgre. Ja jalgrattaklubbi Paralepa meie oma tüdruk võtab siis 76. Number 86 on siis meil naiste arvestuses Metsamaa on siis tulemas 4.
Annika Veimer on kohe finišijoont ületanud. Signe Uibo ja Lauri Tarmo võivad sammudel minna. Väga pall ja jalu lausa. Nii et omamoodi aplausi on tulemas ja ilusti lõpetanud. 36 Kadri Hekk on üks nendest, Swedbank spordiklubi esindaja. Lõpetamas igati kiiduväärt noor tüdruk on teinud. Vabandust, see Rademar on ju teaduvast kinkekaart, mitte klubi esindaja. Nii. Teine koht 11. Haapsalu triatlonil meeste arvestuses Emeri Lepp. Saab rohkem mängida. Aga ma tahan enne ühes kohast ära käia. 11. Haapsalu triatloni meeste arvestuse võitja on Timmo Jeret. Ning peavõiduks on Bramare ööpakett. Nii et Bramare spa ja puhkekeskus, mis sealt üle lahe paistab. Sinna siis saab võitja öödega minna ja sealseid olusid nautida. Aplaus meestele veel kord, väga vapper ja põnev vastasseis oli. Teine koht 11. Haapsalu triatlonil Gerda Algre. Ning 11. Haapsalu triatloni naiste arvestuse võitja on Kärt Praks. Nii, vaata siia näiteks või? On palju. Hästi käärd. Aplaus, vaprad naised. Ümbrikusse pisteti siis autasuna Rademari kinkekaart ja Bonbon Lingerie kinkekaart naistele, nii et igati väärt auhinnad täna, ma usun. Ei, me sina pead ka. Järgnevalt aga palume pjedestaalile mees M45 vanuseklassi 3 parimat. Ehk siis on mehed 45. Kolmas koht Stanislav Tarassov. Ka nemad saavad siis kinkekaardi Rademarilt. Teine koht M45 vanuseklassis Sulev Lokk. Ning 11. Haapsalu triatloni võitja vanuseklassis M45 on Marek Antonjak. Auhinnaks Rademari kinkekaart ja Laine kudastus tõenäoliselt ööbimisega, jah? Aplaus M45 võitjad on teie ees. Nii et laieuiva ja spa kasutus on siis võitjale autasuks lisaks Rademari kinkekaartidele. Järgnevalt aga enne 40 kolm paremat. Kolmas koht Signe Uibo. Tegelikult ma ei taha sinna allkirjad poisid. Ma ei saa nõus. Teine koht
Annika Veimer. Neile naistele läheb siis Bonbon Lingerie kinkekaart ning Rademari kinkekaart. Ning 11. absoluutriatloni võitja N40 vanuseklassis on Pille Kustov. Pille koos noore saatjaga saab siis autasu kaela. Aplaus! N40 naiste vanusegrupp oli paremat tege ees. Christopher Kikut. Teine koht, Richard Viherpuu. Neljanda koha selle vanusegruppis. Päriselt? Neljas on halvem kui 5. Sellepärast, et sa oled neljas, sa tead. 11. absoluutriatloni võitja vanusegrupis M16 Ralf Markus Laiva. Kõik esikolmiku mehed saavad Rademari kinkekaardid ning võitjale läheb ka Rosta seikluspargi pääse. Nii et Rosta Puhkeküla seikluspark ootab siin. Aplaus noortele triatlonistidele. Ja kõik pjedestaalil. Teine koht, Ida-Tuule Jõgi. Ning 11. absoluutriatloni võitja neidude 16 N16 vanuseklassis on Ethel Brigitta Tigane. Neiud saavad samuti aluseks Rademari kinkekaardi ning võitja läheb Rosta seiklusparki. Rosta Puhkeküla seikluspark ootab siis sind, Ethel Brigitta, ja loomulikult tulge läbi siit telgi juurest, saate Eesti filmiklassika plaate valida endale siis, milline parasjagu meeldib. Poodiumile. Ja Nurme vabrik pakub sulle oma tooteid 50 € väärtuses. Tubli aplaus Taavile. Kes väljus veest esimesena? Nii, ja siit tuleb kinkekaart ja pisut liha rannarootsist. Ja ühtlasi, Emeri, jää korraks veel poodiumi kõrgemale astmele, sest sina oled ka rattadistantsi kiireim mees. Nii et veel üks aplaus, nii udumine kui ratas, Emeri Lepp. Et kohe tuleb sulle veel kingitusi. Nüüd tuli veel paremini välja. Nii et Everile aplaus. Tule Krisu kaamera eest. Ja parim jooksja tänasel triatlonil on Marek Nõmm. Nii, nüüd ma tegin selle veitsi. Kiireim jooksumees triatloni distantsil Marek Nõmm. Tule siia, ootame sind. Aga vist on Marek Nõmm läinud juba pesema või kuskile. Aga Marek Nõmm siis absoluutarvestuses ka 3. ja ühtlasi siis kiirem jooksja saab oma auhinna kätte siit kollase telgi juurest.
nüüd aga võistkonnavõistlus leidis ju ka siin paralleelselt individuaalvõistlusega aset ja kolmas koht. Kohe praegu. Kolmas koht on võistkond spordipisik Priit Karjane, Ailar Lalla, Riho Ots, aeg 1:02:47 aplaus. Ja auhinnaks valik Rannarootsi lihatooteid, nii et palume kolmas koht siia rahva ette. Ei, ma teen ikka. See on tee endale. Oi! Nii, aplaus ja jääge sinna. Aga peaks panema ennast panema. Ähvardan pagasnikuga. Ma küll ütlen. Mina ei ole pagasnikuga. Teine koht võistkondlikus arvestuses suusaklubi Sula Velled Väledad. Kristjan Koss, Rene Rõõmus, Tarvi Viik. Nüüd teeme uue. See on maskeerumise. Alguses on juuksed siin ja siis sekundiga. Ka nendele maitsevad liharooga Rannarootsi meistritelt. Rein on nägi, mis numbrid siin all on. 18. See näitabki kõige paremaid. 11. absoluutriatloni võistkonna arvestuse võitjad on võistkond Lääne Tuul, Argo Raie, Üllar Petrovitš, Argo Jõesoo. Aplaus Läänemaa meestele. Lääne Tuul võidutses siis, võib öelda, kodurannas. Selle võtsike operatiivga. Mahuvad kõik ära sõbralikult sinna piedestaalile, palju teid on, aga nüüd siis ka autasud ja siis foto ajaloo tarvis. Emotsioon, näod naerule, mehed. No nii, nüüd vaatame, Arvo Tarvola teeb siin ajaloo tarbeks ja ka fännid teevad pilti. Ma ei tea, mis on.